Tere, mina olen Terje Hallik, Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht ja tutvustan teile õppimist meie koolis. Kõigepealt ma võin julgelt öelda, Miina Härma Gümnaasium on maailmatasemel kool. Miks nii? Sellepärast, et me oleme ainus gümnaasium Tartus, mis pakub võimalust õppida rahvusvahelisel IB diplooma õppekaval. Ja teiseks, meie kool on tõeliselt rahvusvaheline sellepärast, et siin õpib umbes 100 rahvusvahelist päritolu õpilast. Ja meie sellist maailmakooli toetab väga hästi ka see, et me paneme väga suurt rõhku võõrkeelte õppele, sest võõrkeelte oskus on endiselt midagi sellist, mis avab väga palju erinevaid uksi elus ja on just ka tööelus väga-väga kasulik. Meie keeltepoliitika on selline, et me õpetame eelkõige neid keeli, kus on võimalik kuhugi välja jõuda, et mitte lihtsalt õppida, vaid neid ka päriselt osata. Ja me õpetame inglise keele kõrval loomulikult veel ka saksa keelt, prantsuse keelt, vene keelt, hispaania keelt, soome ja rootsi keelt. Ja meie eesmärgiks on see, et õpilased jõuaksid gümnaasiumi lõpuks ka rahvusvaheliste keeleeksamite sooritamiseni, sest need sertifikaadid on sellised, mis kehtivad eluaeg ja neid saab oma tööandjale vabalt esitada, et tõestada oma keelteoskust. Meie koolil on väga suur ja mõjukas vilistlaskond, kes elab, töötab, õpib üle maailma ja õnneks on meil nendega ka väga-väga tihedad kontaktid. Meie õpetajad on uuendusmeelsed. See tähendab, et nad on õppijakesksed, aga ma julgen öelda, et nad on ka õppimise kesksed. Meie õpilastel on suur sõnaõigus ja valikuvabadus, aga sellega käib kaasas ka vastutus. Me ei paku lihtsalt mitte väga laia valikuid erinevaid valikaineid, vaid me tahame, et meie õpilased valiksid endale mõned valdkonnad, milles nad tahavad minna süvitsi. Sest meie tänases pealiskaudses maailmas on süvateadmistel ja oskustel väga-väga suur väärtus. Meie koolis saab õppida individuaalsel õppekaval. See on mõeldud tõesti siis teadusandekatele lastele, aga ka näiteks tippsportlastele, keda meie koolis ka päris arvukalt õpib. Ja me ei oleks Miina Härma nimeväärilised, kui me ei peaks ülioluliseks koorilaulu ja rahvatantsu. Sest meie koolis ei ole Miina Härma loodud laul Tuljak mitte lihtsalt üks laul, vaid selle järgi lauldakse ja tantsitakse ja see on kõigi lemmik. Ja võib-olla olete märganud, et meie kool, hoolimata oma väärikast minevikust, on vägagi hästi kaasa läinud ka erinevate tänapäeva trendidega. Et kui te vaatate meie Instagrami kontot, siis ma usun, et see on üks Eesti kõige jälgitavam koolimeedia konto. Ja te olete kindlasti seal üht-teist ka teada saanud. Aga kui nüüd õppekava juurde minna, siis meie koolis ainulaadsena on siis paralleelselt käibel 2 õppekava. Et saab õppida nii Eesti õppekaval kui, nagu juba mainitud, siis rahvusvahelisel IB diplooma õppekaval. Kui sa astud 10. klassi, siis alguses 10. terve 10. klassi kõik meie õpilased õpivad siis riikliku õppekava järgi. Ja siis alles 10. klassi kevadel saabki otsustada, kas siis jääda Eesti õppekavale või siis kandideerida IB diplomasse. Oma olemuselt on need õppekavad väga-väga erinevad. Kui Eesti õppekava, ükskõik millises Eesti koolis, on selline, kus on väga palju kohustuslikke aineid, 15-16. Ja ainult 3 aines, eesti keeles, inglise keeles, matemaatikas on eksamid, siis IB diplooma on täiesti vastupidine. Seal õpilane valib endale 6 õppeainet ja kõik need lõpevad eksamiga. Aga nii mõlema õppekava puhul me tegelikult soosime sellist süvendatud õppimist. Et ikkagi oleksid mingid valdkonnad, kus õpilane läheb süvitsi, ei õpi ainult pealiskaudselt 1-2 kursust. Ja kui nüüd lähemalt vaadata Eesti õppekava, siis nii nagu teisteski koolides, selleks, et Eesti õppekaval gümnaasiumil õpetada, tuleb kokku saada 96 kursust. No
kursus, see on, võiks nii öelda, et see on 35-45 minutilist tundi. Et kui teie käite koolis ja teil on näiteks mõni aine, mida on 1 kord nädalas, siis see teebki aasta peale 35 tundi, ehk siis umbes mahus 1 kursus. Ja kui teil on midagi 2 tundi, siis järelikult see on nagu 2 kursust. Aga gümnaasiumis käib siis arvestuskursuste järgi ja kokku peab saama vähemalt 96. Väga paljud õpilased muidugi koguvad neid kursuseid endale rohkem. Aga nüüd Härmas õppides kõigepealt, nii nagu teisteski koolides, tuleb ära õppida kõik see, mida riik on kohustuslikuna ette näinud. Ja nüüd, kui teie astute 10. klassi, siis on teil üks kohustuslik kursus üle Eesti juures, selleks on riigikaitse teoreetiline õpetus. Ja nii ka meil, et 10. klassis järgmisel aastal kõik õpilased õpivad siis riigikaitset. Aga seal on veel terve rida ained, 15 erinevat ainet. Ja peale selle veel tuleb gümnaasiumi lõpuks sooritada uurimis- või praktiline töö, teha koolieksam ja teha riigieksamid. Aga nagu öeldud, Eesti süsteemis on ainult 3 eksamit. Eesti keel, matemaatika ja inglise keel. Ja sellest tulenevalt oleme meie enda poolt pannud juurde veel 20 kursust, erinevaid aineid, aga eelkõige selle sihiga, et need toetaksid siis riigieksamiteks valmistumist. Sest minu meelest on see aus, sellepärast, et teie tulevik 3 aasta pärast, kui te gümnaasiumist lähete, sõltub sellest, mis tulemustega te riigieksamit teete, sest ülikoolid võtavadki vastu nende samade eksamite alusel. Ja just sellepärast olemegi me siis pannud juurde eesti keelele, kirjandusele, matemaatikale ja loomulikult ka inglise keelele. Aga lisaks on meil ka üks lisakursus B-võõrkeelele ja üks väga eriline kursus 10. klassis, mille nimeks on tähenduslik õppimine, kus räägitakse kooli ajaloost, traditsioonidest, aga võetakse aega ka õpioskuste, enesejuhtimise, stressi maandamise teemadega tegelemiseks. Ja mis matemaatikasse puutub, siis meie koolis õpivad kõik õpilased laia matemaatikat, aga valikukoht matemaatika puhul on see, et sul on valida, kas sa teed siis gümnaasiumi lõpus nii-öelda laia matemaatika eksami või veidi lihtsama, kitsa matemaatika eksami. See jällegi sõltub sellest, mis ülikoolis õppima tahad minna, mis erialale. Ja nüüd järele jäänud osa on siis see valikute koht. Nagu ma ütlesin, me soosime seda, et õpilased teeksid ikkagi valikud, mitte et nad valiksid väga-väga palju erinevaid aineid, vaid et nad läheksid mingis enda valitud valdkonnas ja siis süvitsi. Ja see tähendabki seda, et Eesti õppekava lõppides tuleb siis 11. klassis võtta endale üks 4-kursuseline moodul ja 12. klassis teine 4-kursuseline moodul, kokku annab see 8 kursust. Ja ülejäänud ruum nii-öelda õppekavas jääb siis valik ainetele, et neid peab vähemasti võtma 4, aga tavaliselt võetakse neid muidugi rohkem. Nendest moodulitest ka lähemalt, et neid on 9. Ja hästi oluline on nüüd see, et me avame nad igal juhul, mitte selle järgi, kui palju õpilasi on soovimas mingit moodulit õppida. Et need moodulid avatakse igal juhul ja sul ongi siis valida, 11. võtad ühe ja siis 12. teise. Ja nagu öeldud, iga moodul koosneb siis 4 omavahel seotud süvendatud ainest. Ja nad on 3 valdkonnas, siis sotsiaalvaldkond, loodusvaldkond ja humanitaarvaldkond. Ja kui neist natukene nüüd lähemalt, et siis võtta need sotsiaalvaldkonna moodulid, siis sotsiaalvaldkond on meie koolis olnud kogu aeg äärmiselt tugev ja väga populaarne ja see on jätkuvalt niimoodi. Ja me õpetame siis selliseid mooduleid nagu rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, tänapäeva ühiskond ja ettevõtluse ökosüsteem. Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia on Eestis ainulaadne õppesuund või moodul, teist sellist ei ole. See on meil esimest aastat töös ja ma võin juba praegu öelda, et see on olnud üks suurepärane mõte selline moodul luua.
et see sobib väga hästi nendele, keda huvitab ajalugu, sest siin on tegelikult väga palju ka ajalugu, aga ka neile, keda huvitavad rahvusvahelised suhted, kes võib-olla näevad ennast kunagi töötamas ka kuskil välisteenistuses, Euroopa Liidu struktuurides. Et siin on väga-väga huvitavad kursused ja me oleme siia kaasanud ka siis diplomaatilise korpuse liikmeid neid aineid õpetama. Tänapäeva ühiskond on selline moodul, mis teeb tagasivaate ajalukku, et kuidas see ühiskond on üldse nii kaugele jõudnud, nagu ta on, aga siin on läbi aegade üks väga populaarne kursus, õiguse kursus, väga praktiline, väga paljude külaliste ja õppekäikudega sisustatud. Siin on religioonide kursus ja siin on siis selline tänapäeva meedia käitumise kursus. Ja kui meil varem sotsiaalsuunas oli 2 kursust ettevõtlust, sest nüüd me oleme loonud eraldi mooduli ehk siis tegelikult suurendanud ettevõtluse ainemahtu topelt mahus, et nüüd saab siis 4 kursust õppida erinevaid ettevõtluse aineid, alates siis majandusteadusest kuni siis investeerimise ja finantsmajanduseni välja. Teine valdkond on loodus, ka siin on 3 moodulit, nendest esimene loodusteadus tänapäeval on mõeldud rohkem neile, keda huvitab keemia ja füüsika ja ka just ka sellises praktilises mõõtmes. Teine moodul, meditsiin ja tervishoid, on rohkem seotud valgebioloogiaga. Siin tehakse tutvust ka biomeditsiini ja biotehnoloogiaga ja natuke on seotud ka keemia teemad. Nii et kui keegi tahab õppida arstiks, siis tegelikult ideaalne oleks tal võtta näiteks siis loodusteadus tänapäeval moodul keemia füüsika, mis pärast, sellepärast et arstiteaduskonda õppima minemisel tuleb sooritada keemia ja füüsika eksam, aga seal õppimiseks, ma arvan, on väga kasulik omada teadmisi inimese anatoomiast, füsioloogiast, biotehnoloogiast, et need 2 on ideaalne kombo sellele, kes päriselt mõtleb meditsiini erialade peale. Ja kõigile neile, keda huvitab roheline bioloogia, nende jaoks on 3. moodul keskkond meie ümber, kus on siis sellised erinevad kestliku maailma, jätkusuutliku maailma teemad ja rohkem siis roheline loodus. Ja siis on meil 3. valdkond on humanitaarvaldkond ja sealsed moodulid on siis draama ja teater, filmikunst ja kirjandusmaailma mõtestajana. Et ka varem oli meil humanitaarsuunas hästi populaarne just draama osa, mida oli 2 kursust, siis nüüd me oleme draama komponenti suurendanud, et nüüd on 4 kursust ja mulle tundub, et ka see on väga-väga õnnestunud käivitunud praegu. Järgmisel aastal lisandub siia filmikunsti moodul, mida me praegu välja töötame. Ja 3. on siis kõigile kirjanduse sõpradele kirjandusmaailma mõtestajana. Kõik need moodulid, need 9 moodulit on äärmiselt praktilised. Seal on väga huvitavad õpetajad ja väga palju õppekäike, praktikume nii loodusainetes, humanitaarias, sotsiaalias. Nii et, ja oluline just veel kord kordan üle, et 11. klassis sa võtad ühe ja 12. teise ja sa saad omavahel alati kombineerida näiteks, et sa võtad näiteks rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, teisel aastal näiteks draama. Et need ei pea olema ühe valdkonna moodulid. Ja Eesti õppekaval õppides üks hea asi on veel, et sul on alati võimalik võtta erinevaid valikaineid, mida me pakume ka päris ulatuslikult. Et näiteks seal loovuse ja heaolu all sellel aastal avasime füsioteraapia kursuse, seal on kokanduse kursus, hästi populaarne on olnud kogu aeg psühholoogia, kindlasti on populaarseks ka riigikaitse välilaager, aga valikainetena muidugi lähevad kirja ka rahvatantsus ja koorilaulus osalemine. Nagu juba enne mainitud, õpetame väga palju võõrkeeli. Neid saab õppida, meil on päris palju inglisekeelseid valikaineid, aga loeme valikaineks ka keelepraktika välismaal, sest meie võõrkeele õpetajad korraldavad selliseid kultuuri- ja keelereise ja ka need lähevad siis valikainetena kirja. Reaalainete ja tehnoloogia all on meil erinevad programmeerimise kursused, ka matemaatika riigieksami toetavad kursused, näiteks stereomeetria või ka majandusmatemaatika.
ja hästi oluline kursus ükskõik millisel elualal pärast töötades õppides on siis see andmete töötlemine ja tõlgendamine, mida ka päris paljud meile õpivad. Ja sotsiaal- ja humanitaarainetel on siis erinevad sellised ajalookursused, aga seal on ka selline valikkursus nagu õpilasfirma, mida saab siis veel lisaks võtta. No mõned on seda võtnud ka siis ettevõtluse mooduli kõrval. Õpetame ka kõne ja väitlust. Ja meie koolis on ka üks selline Eesti koolimaastikul, ma julgen öelda, et üsna ainulaadne valikaine nagu kultuuriantropoloogia, mis on selline sissevaade erinevate ühiskonnagruppide ellu. Nii et kõik see on võimalik õppides Eesti õppekaval. Nüüd teine valik, nagu ma ütlesin, oli siis see, et 10. klassi kevadel kandideerida siis rahvusvahelisse IB õppesse. Et see on tõesti kandideerimise alusel, et seal loeb see, kuidas oled 10. klassis õppinud eelnevalt ja sa pead oskama inglise keelt, sa pead oskama kirjutada mõnel huvitaval teemal essee ja olema väga motiveeritud, et sellel õppekaval õppida. Aga see on tõesti mõeldud nendele, kes väga hästi juba teavad, mida nad tahavad pärast gümnaasiumi teha. Et selle õppekava teeb eriliseks see, et ja ta on inglisekeelne ja see, et seal õpitakse tõesti ainult 6 õppeainet õpilase enda valikul. Et kui sa oled eestlane ja siis sa pead võtma grupp 1 emakeelte grupist eestikeelse kirjanduse. Grupp 2 on võõrkeeled ja seal on sul valik, kas sa jätkad siis seda keelt, mida sa oled juba varasemalt B-võõrkeelena õppinud, vene keel, saksa keel, prantsuse keel, või alustad päris algusest hispaania keele või siis prantsuse keelega. 3. grupp on ühiskonnaained ja siin on tõesti õpilasel selline valik, et ta saab õppida kas siis geograafiat või ajalugu. Geograafia on siin eelkõige inimgeograafia ja ajalugu on 20. sajandi ajalugu ja erilise rõhuasetusega Aasiamaade ajaloole. Grupp 4 on teadusained ja sealgi on valik. Sul on valik, kas sa õpid bioloogiat või keemiat või füüsikat. Tegemist on äärmiselt nõudliku programmiga just minu meelest loodusainete mõttes, et seal väga suur osakaal õppetööst on siis laboratoorsel tööl. Õpilased õpivad seal tegema laboriraporteid, need on äärmiselt olulised ja see on suurepärane ettevalmistus siis ülikoolis õppimiseks. Matemaatikat peavad muidugi kõik õppima, aga ka siin on valik, kas sa võtad sellise praktilisema matemaatika, sellise igapäevaelulisema matemaatika, mis on andmeanalüüs näiteks, või siis sa võtad teoreetilise matemaatika. See on mõeldud tõesti sellistele tõelistele matemaatika gurmaanidele. Ja 6. aine on siis kunstiaine, et sul on valik, kas sa võtad siis visuaalkunstid või kui sa ei taha võtta, siis sa võid võtta näiteks siis selle 6. aine ühiskonnaaine grupist, et sul on võimalik õppida ajalugu ja geograafiat ka korraga, kui sa tahad. Või siis sa võtad teadusainete grupist näiteks siis bioloogia kõrvale keemia või keemia kõrvale füüsika, kuidas ise soovid. Nii et õpilane paneb ise selle õppekava kokku ja ta teeb ka valiku selles osas, et ta õpib 3 ainet nii-öelda standardtasemel ja siis 3 ainet kõrgtasemel. Ja nüüd see high level tase on juba otsapidi tegelikult ülikooli tase. Nii et jah, ma ütlen veel kord, see õppekava sobib nendele, kes juba teavad, mida nad tahavad ja kes on valmis väga palju töötama, iseseisvat tööd tegema, kellel on tõsised ambitsioonid ja kes nad võivad soovida minna õppima välismaa ülikoolide, sest välismaa ülikoolide jaoks on see, ma ütleks ikkagi number 1 õppekava oma usaldusväärsuse poolelt, aga väga paljud nendest lähevad ka Eesti ülikoolidesse, nii et Eesti ülikoolid tunnustavad seda õppekava. Ja veel üks asi, miks see õppekava on eriline, ongi see, et siin on 6 ainet, aga igas aines on eksamid. Ja need eksamid on üle maailma ühesugused.
et see on ühesugune haridusstandard tõesti maailma tasemel. Õpikud on ühed samad, metoodika on üks sama ja eksamid on üks sama üle maailma nende tuhandete koolide hulgas. Nii et see on teie valik, kas te õpite Eesti õppekaval või siis kandideerite IB diplomasse. Et selline ainulaadne võimalus siis Tartus on meie koolis. Aga enne, kui ma lõpetan, ma tahaksin tutvustada lühidalt ka järgmise aasta klassijuhatajaid. Et me oleme otsustanud järgmisel aastal teha sellise veidi teistsuguse lähenemise, et kui õpetajad on soovinud, siis nad saavad võtta klassi endale 2 peale juhatada. Ja järgmisel aastal 10. A-klassi klassijuhatajateks saavadki siis Jaanika Kaljula ja Reet Volmer. Et Jaanika Kaljula on matemaatik, aasta klassijuhataja olnud, suurepärane hooliv inimene ja tema kõrval selline, ma ütleks, et väga suur tugi kõigile õpilastele, Reet Volmer, kes tõesti viib õpilased eesti keele eksamile turvatundega. Et minu meelest väga hea kombinatsioon. 10. B-klassi juhatajaks saab Jannar Tähepõld, kehalise kasvatusõpetaja, kes on otsustanud ise olla üksinda klassijuhataja. Ma arvan, ta saab sellega suurepäraselt hakkama. Ta on inimene, kes väga hoolib oma õpilastest ja suhtleb nendega väga palju ja ma arvan, on ka selline kindel tugi. Ja 10. C-klassi klassijuhatajad on järgmisel aastal jällegi väga toredas kombinatsioonis, et on matemaatikaõpetaja, eesti keele õpetaja Alle Raab ja Jaana Kübar. Et saab ka olema väga põnev näha, kuidas nad siis koos töötavad. Mõlemad on väga kirglikud oma ala asjatundjad ja ma usun, et nad tõmbavad ka õpilasi oma nende ainete juurde, aga et nad on ka muus mõttes toeks. Ja veel natukene ka ühiskatsetest, et selleks, et üldse siis meie kooli õppima saada, tuleb teha Tartu 5 gümnaasiumi ühiskatsed. Need toimuvad 21. aprillil e-testidena, nagu te teate, ja registreerimine algab juba järgmisel nädalal. Hästi oluline on siin see, et te registreeriksite siis Tartu gümnaasiumide kodulehel olevate sisseastumine.ee linkide kaudu, et Tartu gümnaasiumisse kandideerimine näeb välja natuke teistmoodi, aga saategi iga kooli kodulehel minna sellele lingile ja seal kõik vajalikud asjad ära teha. Minerva gümnaasium arvestab 3 testi, eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt, loeb väga palju ka klassitunnistus ja loomulikult vestlus. Vestlust ei pea kartma, need on olnud alati minu meelest toredad, aga kõik need komponendid on väga-väga olulised. Sellega ma täna ka lõpetan ja kutsun teid meie kooli õppima, nii et võib-olla siis kohtume teiega. Aitäh tähelepanu eest!